Tere päevast kõigile! Me püüame seda üritust ka salvestada, kahjuks mu põhikaamera ununes teise majja. Sellega läks nüüd natukene nihu, aga siin on ruumikaamera ja väike GoPro sai ka, nii et loodame, et see kõik siiski jääb kusagile ülesse. Tere siis veel kord, tere tulemast Tehnikaülikooli, tere tulemast loodusteaduskonda. Mina olen Toomas Tamm ja olen loodusteaduskonna õppeprodekaan. Teaduskonna juhtimisest me räägime ülehomme pikemalt. Ütleme siis, et see on teaduskonda juhtkonna liige. Ja olen seda ametis viimaseid päevi. 1. septembrist võtab selle ameti üle hea kolleeg Vello Tõugu. Et kui teil on edaspidi prodekaaniga vaja asju ajada, siis pöörduge juba tema poole. Siin on ka meie URL, kust vajadusel lisainfot saab. Nüüd on juba hea mitu aastat, oleme me rohkem või vähem ametlikult TalTech, aga neid URL-e, kus minugi on veel TTU sees, te tõenäoliselt näete siin slaididegi peal, et see oli meie vana lühend ja vana tähis, et sellega võite ka siis kohata veel üksikuid kohti veebis. Nii, mis asi see õpingukorraldus on? Mingid aastad tagasi oli see lausa eraldi õppeaine ja tudengid, kõik Tehnikaülikooli tudengid pidid läbima sügissemestri jooksul esimesel aastal. Aga siis olid uued muudatused meil 1 aastat 5 tagasi ja on see vähemalt meie teaduskonnas 2 loengut eelnädalal. Üks on see, kus te praegu viibite. Ja järgmine on ülehomme, hakkab tund aega hiljem, kui ma õigesti mäletan, enne seda on teil tuutori tunni plaanis ja siis tulete siia jällegi. Mida me siin teeme? Me räägime teile ülikoolist, kuidas ülikool toimib, kuidas moodi õpe toimib. See on muidugi üldisemalt kogu selle eelnädala mõte. Aga konkreetselt siis ka selle ürituse oma. Loomulikult väga palju infot on tänapäeval internetis ja saate sealt kenasti vaadata, mida teil siit puudu tuleb. Nüüd, nagu te panite tähele, ma üritan seda üritust salvestada, natukene läksin tehnikaga nihu, aga loodame, et midagi jääb alles ja kui see kvaliteet väga kole ei ole, siis võib-olla nädala või 2 pärast tuleb ka YouTube'i. Praegu te leiate sellelt aadressilt mullused salvestused, et võite ka neid üle vaadata. Mõned asjad on küll muutunud, et olge tähelepanelikud ja paar asja ei ole nii nagu mullu. Ja siis meil on ka loodusteaduskonna ametlikule lehele peaks tulema mõne päeva pärast ka. Siis samad slaidid, mida praegu ekraanil näete, siin juba on siin aadressil juba on slaidid olemas tänased. Nii. Kõige tähtsam asi ongi see, kust saab infot, sellepärast, et infotulv tuleb teil praegu meeletu. Teile õpetatakse selle kõrval, mida te juba erialaselt hakkate õppima, igasugust viisi toimetulekut. Ja üks asi, mida tasub kohe teada ülikoolis õppimise kohta, ülikoolis te õpite ise ja te vastutate oma õpingute eest ise. Eks keegi teil kätt hoidma ei tule. Ja te peate suutma ise infot leida, analüüsida, omandada ja muidugi ka siis edasi anda, tagasi anda vastavalt vajadusele. Aga õppekorralduse ja kõige selle kohta on nüüd meil 2. või 3. aastat selline kena asi tehtud nagu tudengiportaal. On student TalTech.ee, vist oli ka tudeng TalTech.ee, ma päris kindel ei ole. Aga võite proovida. Ja te peaksite nüüd kusagilt üsna lähemal ajal saama, ma ka räägin sellest kohe pikemalt oma nii-öelda
ütleme siis isikukoodile või sellisele elektroonilisele identiteedile vastava tunnuse Tehnikaülikoolis, mida me nimetame UniID ja see on teil sisse logimiseks sinna vajalik. Et ilma selleta te seda portaali kasutada ei saa ja kui te selle sisse saate, ma usun, et juba täna või võib-olla äärmisel juhul homme ülehomme, siis on seal kõik võimalikku kasulikku infot, alutades siis sellest, mida te peaksite ja kus kohas teadma ja tegema. Teie isikukoodi vaste ülikoolis on üliõpilaskood, see on samasugune pikk number. Saate selle sealt teada, sest selle alusel on mitmesugused registreerimised, tunniplaanid, ruumide asukohad, õppejõudude kontaktid, kuni teie oma e-mailini välja, hindeid saate sealt hiljem vaadata, kontaktid, tudengi elu ja nii edasi, kuni kõht tühjaks läheb, saate teada, kust kohast mida süüa saab. Et igati väärtuslik koht, kahjuks õppejõududel sinna ligipääsu ei ole. Et kui te tahate küsida, kus mis on tudengiportaalis, siis küsige mõne vanema tudengi käest. Ärge tulge ma ei tea, kas dekanaadil on ligipääs, siin praegult, aga ma ei tea, kas nendel on ligipääs, igal juhul minul ei ole ja õppejõududel ka ei ole. Selles mõttes mingeid nüansse küsida, millise klikiga kuhu saab, peab kellegi kaastudengi käest. Siin on mõned screenshotid, mida meile jagati niimoodi, mis siin esimeses on vist raamatukogu laenutused näitena toodud, teises vaates ongi tunniplaane, e-kirjad, uudised ja kolmandas näites on söögikohtade menüü koht, ilmselt see oli mingi eelvaade, siin veel ei olnud ja näitab siis, kui te olete õpinguid juba sooritamas, kui palju teil on sooritatud, mis teie keskhinne on ja nii edasi, et selline operatiivne ja ka üldisem info ülikooli kohta, et veel kord, kui te oma elektroonilise identiteedi teada saate ja parooli, siis saate sealt hakata vaatama. Juba praegu loomulikult saate te ligi meie üldisele veebilehele. Siin on screenshot paar päeva tagasi tehtud ja mis teile võib-olla esialgu kõige olulisem on see alajaotus tudeng. Eks sealt te siis saate endale mõeldud infot. See menüü struktuur ja süsteem tehti siin paar kuud tagasi vist natukene ümber. Ma loodan, et see info on mul adekvaatne. Need noolekesed siis aitavad teid edasi. See on selline mitmeastmeline menüü. Vahel inimesed siin hooga ei taipa, et sinna peale on vaja vajutada või klikata. Ja ta on muidugi nüüd mobiilivaates veel ikka teistmoodi üldse üles ehitatud. See on praegu suure arvuti ekraani vaade. Ja saate siis sealt konkreetselt vaadata. Tohutu jällegi suur struktuur, palju infot, et siis vaadake rahulikult ja püüdke leida. Muidugi otsing on ka kusagil seal nurgas, aga otsing on üle kogu ülikooli veebi, nii et sealt võib tulla igasuguseid asju ka, mis võib-olla hetkel ei ole teile olulised. Kui nüüd tahate mitte arvutiga, vaid inimesega suhelda, siis on meil selline kena koht olemas nagu dekanaat. Igal teaduskonnal on oma dekanaat. Ajalooliselt dekanaat oli koht, kus istus dekaan, ehk siis juht, teaduskonna juht. Tänapäeval on asi kujunenud selliselt, et dekaan on oma kabinetis, hoopis kusagil teises majas. Ja dekaanist üldiselt me dekaani ei näe, kui ta said juhuslikult külas käib. Aga kontor kui dekanaat on säilinud koos selle nimetusega, ja seal on õppenõustajad, meie teaduskohast 2 lahket prouat, te näete ikka selle tunni lõpus siin. Ja asub see selliselt, ma usun, et natuke juba heile vist oli mingi orienteerumismäng, ja olete natuke vist juba selle campusega tuttavad, eks ju, meil on siin selline pikk koridor, mis jookseb, ühendab neid peamaja õppehooneid ja see on läbi 2 korruse, üleval 2 korrusel seda koridori ei ole, seal ei ole midagi, see on õhk. Ja siis teisel korrusel on ta umbes siin keskel, see täpne ruum on siis U04 201. Et see tee otsige üles, käige sealt kas või korra ukse tagant mööda, et te teate, kuhu tulla, sellepärast, et sinna on vahel ikka asja.
Mida sealt siis saab? Igasugust infot, mida te portaalist ei saa, alates sellest, et kas te üldse olete tudeng, äkki on midagi juhtunud teie kontoga või teie andmetega. Kui teil on vaja mingit tõendit, eriti paberil tõendit, kellelegi tõendada, et te olete tudeng või tahate kusagile välismaale minna, mis iganes, eks ju, siis samuti muidugi elektroonilisi saab sealt. Kui on mingi kahtlus, et mingi tulemus on kusagil valesti kirja läinud, õppejõud ütles, et saite 5, aga infosüsteemis on 2, siis muidugi võib õppejõu poole pöörduda, aga kui see ei aita või millegipärast ei õnnestu, siis järgmine koht on kindlasti dekanaat, kuhu nutma tulla. Igasugune nõustamine õppetööalal, eriti mingid keerukamad kombinatsioonid, võib-olla tahate kusagil jällegi, ma ei tea, teise ülikooli minna, välismaale minna, õppekava vahetada ja nii edasi ja nii edasi. Rahaline külg. Kurb öelda, aga arvatavasti mõnel teist tekib ülikooliga rahaline suhe mingil hetkel. See ei pruugi üldse mitte väga meeldiv olla. Siis kõiksugused arved ja nendega seotud teemad. Ja nagu öeldakse, igasugused muud mured. Et nad on lahked prouad, nad kuulavad teid ära. Ja sinna on tulnud kõik võimalike probleemide ja muredega. Ja võib-olla osatakse ka öelda, kust kohast paremini nõu saab. Järgmine isikute grupp, kellega teil tuleb väga palju kokkupuudet, kindlasti on teie programmijuht. Pange kohe see nimi omale kirja. Te näete neid kõiki inimesi ka selle loengu lõpus, nad tulevad mul siia. Et te olete astunud ühele neist 4 õppekavast, ma loodan, jah, ega siin ei ole kedagi, kes oma õppekavasid ei leia. Ei ole. Nii, pange oma programmijuhi nimi kirja. Füüsiliselt näete, mõned on juba siin, aga me tutvustame kõiki koos loengu lõpus. Ja programmijuhil on nüüd väga mitu rolli ülikoolis. Ühest küljest see on see, kes pani kokku teie õppekava. Võib-olla tema eelkäija. Nad vahetuvad ka vahel, aga põhimõtteliselt programmijuht no mitte ainuisikuliselt, aga siiski suurema otsustab, mida te õpite selle 3 aasta jooksul. See mõttes väga tähtis roll, eks ju. Määrab selle seosed ainete vahel, seosed teiste õppekavadega ja nii edasi. Teisest küljest programmijuht on natuke nagu koolis klassijuhataja. Selline inimene jällegi, kes ma nüüd ei tea, päris suurte õppekavade korral, võib-olla keemia geeni korral on see natukene raske, aga väiksematel, kus on siin 10-20 tudengid, kindlasti hakkab teid kõik isiklikult teadma, nimepidi, nägupidi, teie õpinguid võib-olla natukene ka jälgima. Kindlasti, kui mingi tema märkab, et midagi on probleemi teie õpingus, ta võib ise ühendust võtta. Ja kui teie tunnete, et midagi hakkab kiiva kiskuma, siis programmijuhi poole või dekanaati, see sõltub, eks ju, võib-olla kellega ka parem suhe tekib. Aga üldiselt igasuguste muredega võib julgelt pöörduda programmijuhi poole. Ja kindlasti pöörduda, kui te tahate midagi ebatavalist teha, jällegi näiteks välismaale minna, õppekava vahetada, ülikooli vahetada, mingit vahet sisse jätta, mis iganes. Ühesõnaga, kõik võimalike muredega võib siis samuti programmijuhi poole pöörduda ja ma arvan, et kui see puudutab õpingute nii-öelda selle standardkulgemisega võrreldes mingeid muutusi, siis on programmijuht kindlasti see, sest tema pani kokku selle õppekava, tema teab neid seoseid. Näiteks, miks on vaja õppida teisel semestril, ma ei tea, mingisugust füüsikat, sellepärast, et 3. tuleb mingi aine, kus neid teadmisi on tarvis. Ütleme, siuksed seosed, ma arvan, on kõige selgemini programmijuhil selged. Et kui te tundub, et õppekava on kuidagi imelikult tehtud või vastupidi, võite talle kurtma minna, et näete, 3. semestri meil eeldati, et me oleme füüsikat õppinud, aga teie semestri meil ei olnud füüsikat õppekavast, mis jama on, seda on ka juhtunud. Tule pähe kõik need seosed alguses õppeainete vahel, eriti kui õppekavast on hiljuti uus versioon tehtud. Nii, siis on meil selline seltskond nagu tuutorid, ega meil tuutoreid siin kohal ei ole. Vahel on nad tulnud minu loengusse ka. Need on vanemate kursuste tudengid. Kui teie saate vanemaks, te võite ise tuutoriks hakata.
sellel on terve nii-öelda süsteem ja koolitus ja mehhanism taga. Tavaliselt nad on siin liikunud septembri esimestel nädalatel sellistes kollastes suurtes T-särkides kiri tuutor, ma ei mäleta, ees või taga või mõlemal pool peal. Hästi nähtavad. Ma ei mäleta, kas teaduskonnale või isegi igale õppekavale pannakse ka nii-öelda oma tuutor. Ja tuutori tund tuleb teil, kui ma õigesti mäletan, neljapäeval just enne minu loengut. Aga te võite alati pöörduda suvalise tuutori poole. Et selles mõttes nad ei ole otseselt kinnistatud konkreetse tudengi külge. Nemad on lihtsalt kogenumad tudengid, kes on läbinud ka veel lisakoolituse, kuidas moodi tuutordada. Ja kelle käest võib ennekõike küsida selliseid just nagu tudengilt tudengile küsimusi stiilis, kus süüa saab, kus pidu pannakse, kust buss läheb, praktilised küsimused. Teine, millega nende poole tasub kindlasti pöörduda, ongi elektroonilised kanalid, kuhu õppejõud ligi ei saa. Ma juba rääkisin tudengiportaalist, vasti õppeinfosüsteemist. Jällegi õppeinfosüsteemis on meil õppejõuvaade ja tudengivaade on totaalselt erinevad. Et nendega soovitan enne kõike tuutorite käest küsida, nad on vanemad tudengid, nad on juba kogenud, nad juba teavad, kus mingi info liigub. Et soovitan siis julgelt nende poole pöörduda. Ma loodan, et ma pole tänavu siin ringi käinud, eile olin hoopiski majast ära, aga tavaliselt nad liiguvad sellistes kollastes suurtes T-särkides kirjaga tuutor. Siis on meil selline juba nagu tõsisemate probleemide jaoks nagu nõustamiskeskus. Ta on siin füüsiliselt, siin samas pikka koridori peal, umbes meie dekanaadist korruse allpool, aga neil on ka siis e-mail, on veebileht, on Facebooki leht. Seal on siis ka juba spetsialistid, professionaalid, kui ma õigesti mäletan, kes on ka vist osaliselt vanemakooluse tudengid. Et siis samuti igasuguste muredega, eriti kui võib-olla eelmist kanal, kes ei saanud millegi pärast vastust või midagi jäi segaseks. Et see on veel üks koht ja kui tuutorid üldiselt võtavad oma T-särgid ära paari nädala pärast ja neid on raske ära tunda, kui te just oma tuutorit nii-öelda meelde ei jätta ja tema kontakte, siis nõustamiskeskus on lahti läbi kogu õppeaasta. Ja sinna võib ka alati pöörduda, võib olla ka mingite keerukamate probleemidega, ma ei tea, karjäärivalikud või mis iganes asjad võivad tulevikus tulla. Kui juba karjäärist rääkisime, siis on ka eraldi olemas selline asi nagu karjääriteenistus ja tudengimaja jääb sinna nurga taha natukene, aga on ühendatud galeriiga kogu ülejäänud selle kampuse põhiosaga. Sinna te kindlasti ka, kui te veel pool sattunud, siis lähiajal satute, seal on igasugu muid kihvte asju. Aga üks asi, mis seal on, siis on karjääriteenistus, kus te võite siis vaadata, kust kohata edaspidi tööle lähete. Ma küll absoluutselt ei soovita õpingute ajal õppimist, aga samas õpikute töötamist. Aga samas igasugune statistika ütleb, et enam tudengid seda teevad, nii et siis parem juba vaadake sealt, äkki saate vähemalt veidikene erialasemat tööd, kui McDonald's siis burgerite lappamine, et meil on siin ka päris huvitavaid. Mul näiteks oli siin üks tudeng, keemia tudeng, kes sai ühes firmas tööd juba õpingute ajal ja oli väga õnnelik, et sai teha erialast tööd ja läks ka pärast sinna tööle. Sellest saigi tema esimene etapp tema karjääris. Et selliseid kohti täiesti tuleb ette. Kui nüüd on mingisugune erakordaliselt keeruline probleem, ma ei soovita otse pöörduda Anne Urbla poole, et ta on väga koormatud inimene, aga selline, et dekanaati inimesed teie arvates õieti ikkagi ei teadnud, mida nad räägivad ja programmijuhil ei olnud üldse ööd ega mütsi, siis pöörduda Anne Urbla poole. Tema on see inimene, kes ütleme niimoodi, kui ülikoolis mingit õppega seotud regulatsiooni muudetakse, eks mingisugused keerulisi nüansse kusagil kirjutatakse ümber, siis tema on tavaliselt see, kes töögruppi juhib. Ma õppeproolekaani ja tean seda, mina on tavaliselt töögruppi liige, eks ju, et ütleme, kui me mõtleme nendest sõnadest, millest koosneb mingi juhend või juhis, siis tavaliselt on tema kirjutanud selle teksti. Tema teab kõige paremini, mis tema peas toimus sel hetkel, kui selle lause kokku pani.
et selles mõttes mingite väga keeruliste nüansside interpreteerimine kusagil õppekorralduses, siis võib talle, ma arvan, tuleks enne e-mailiga kirjutada, mitte kohe sisse astuda uksest, aga lahke inimene iseenesest ja loomulikult võite proovida, kui kõik muud variandid on ammendunud. Nendeste üliõpilasteemadega ja muu hulgas muidega üliõpilaste kaudu saate mõjutada ka ülikooli toimimist, on meil tudengimajas üliõpilase esindus, tavaliselt meil ikka tekib mingi grupp aktiviste tudengite seas igast vastuvõtust, kes siis üritavad sealt kaudu nii ühest küljest tudengielu korraldada, aga kuna tudengite seast valitakse ka esindajaid erinevatesse ülikooli juhtivatesse esinduskogudesse, siis on teil täiesti võimalus saada veidi liialdana ka senaatoriks. Tegelikult me ei nimeta senati liikmeid senaatoriteks, aga see on ülikooli kõrgem otsustuskogu ja seal on ka üliõpilased seas. Nii. Kas on mingeid küsimusi tekkinud? Muide, te võite alati igal ajal käega vehkida ja mulle märku anda. Ja palun, kuulen küsimust. Tööpakkumised ja praktika, väga hea küsimus. Kõigil on õppekavades praktika ja loomulikult läbi selle sama, mis ta meil oligi, karjääriteenistuse on praktikakohti ka liikvel. Väga hea soovitus ja mõte. Nii, veel küsimus. Lisalt andsite märku, jah? Me salvestame pärast videost järgi. Istuge maha, kuulake lõpuni ja vaatate pärast YouTube'ist algust. Nii. Siis veel küsimusi. Ei paista, läheme edasi. Ja nagu ma juba ütlesin, selleks, et kuhu iganes ligi saada peale täiesti avaliku info, on teil vaja UniID-d. See on siis põhimõtteliselt kasutaja nimi ja parool. Ja ma ei ole 100% kindel, kas te olete juba ülikooli süsteemides kirjas. Seda just kunagi siin nende päevadel tehakse, eks teid võeti ülikooli ametlikult vastu paar päeva tagasi ja nüüd IT-mehed kusagil hoolega liigutavad mingeid faile ja annavad mingeid käske arvutitele. Ma loodan, et see on juba tehtud, aga kui ei ole, siis see juhtub paari päeva pärast, et nad saavad valmis. Kuhu sellega saab? Tudengi siis ülikooli sisevõrk, kui keegi mulle väites, et siia tudengid enam ligi ei saa, see on just töötajate portaal. Kindlasti tuleb saada ligi Moodle'isse, mis on meie e-õppekeskkond. Siis õppeinfosüsteemi, muide tekib iga ühel e-maili aadress, et saate sellele ligi ja kindlasti on neid kohti veel. Ülikool on nüüd viimase 4-5 aasta jooksul üritanud kõik teenuste logimised sisse logida UniID põhiseks. Varem oli õisiparool ja oli e-maili parool ja oli ma ei tea veel mis parool. Praegu tüütakse kõik viia UniID peale ja tundub, et see on juba enam-vähem lõppenud. Võib-olla veel kusagil mingis kohas on mingid muud sisse logimise asjad jäänud. Nii, kõik kohe oma telefoni välja haarake, aga kui tekib vaba hetk, siis vaadake sellisele aadressile nagu pass.ttu.ee. Võimalik, et seda peavad TalTechi kirjutada tänapäeval, aga mullu oli mul see aasta kahjuks ei kontrollida, kas seda aadress teil toimib. Ja logite sinna sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kui ta ütleb, et ära ei tunta, siis järelikult ei ole veel süsteemi möllitud, siis proovige homme uuesti. Ja siis te saate sealt teada oma kasutaja-tunnused moodustatakse teie ees- ja perekonna nimest teatava algoritmi järgi. Väidetavalt filtreeritakse välja, ma ei tea, mitmekümne keele ropud sõnad, aga kui teile tundub, et see UniID kasutaja nimi on kuidagi ebameeldiv või solvav, siis minge IT-osakonda kohe kaebama. Sellepärast, et iga päevaga lisandub selle UniID külge mingi uusi teenused. Logite kuhugi jälle sisse, seal tekib teile konto, eks ju. Tõenäoliselt IT-mehed peab pärast igat poolste käitsi ümber tegema hakkama. Nii et kui teile ei meeldi see 6-täheline mis teile pannakse kokku teise perekonna nimest, siis kaevake kohe. See on tunduvalt lihtsam, kui kaevata 6 aja pärast või veel hullem aasta pärast ja tahta UniID teda vahetada. Ja siis on teil võimalus seada parool. Te ei pea seda tingimata tegema, te võite jäädagi ID-kaardiga või mobiil-ID-ga logima.
aga ma soovitan seada parool, paroolile on igasugused hullud tingimused, kasvatud miinimumpikkus 10 tähte. Aga üldiselt teie telefonid salvestavad selle ja arvutid, nii et ta peab muidugi peas olema, aga väga tihti seda sisse lüüa vaja ei ole. Nii, ja siis on teil põhimõtteliselt kõikidesse või 95% ülikooli süsteemide sisse logimiseks olema kasutaja tunnus. Otsige kusagil sisse logimised, kus ta näitab UniID ja siis lähete selle kaudu. Väga tihti on alternatiivid, mingi ID-kaart ja muud variandid, aga see on siis see põhiline. Panin siia ka mõned ülipikad URL-id, kust võite lisainfot saada selle kõige kohta. Need slaidid on internetis olemas, võtke need slaidi pealt, kes peavad maha kirjutama hakake. Ja siis IT on niisugune kena asi, nagu IT helpdesk, kui te panite tähele, kes tulid siia loengu alguses, olid siin kaks härrat aitasid mul praegu seda arvutit häälestada ja väga abivalmis koht, et neil on siis ma arvan, et UniID probleemid tuleb minna füüsiliselt kohale, sellepärast, et siis on tavaliselt, et peate tõendama, et teie olete teie. Igasugu muude probleemidega on neil ka muidugi e-maili ja veebi igasugu muud ligipääsud olemas, aga nii, et kui see vast ETU millegipärast teid ka veel homme ülehomme ära ei tunne, siis võite võib-olla kodad ekraanist üle küsida, aga tõenäoliselt on siis, küsige ka tudengitega, kui ülejäänud stavad ju teie ei saa. Siis on ilmselt probleem isiklik ja siis tuleb minna IT helpdeski. Kui mitte keegi ei saa, siis tähendab, ei ole veel valmis tehtud, siis oodake rahulikult, kui nad korda saavad selle asja. Nõnda, UniID kohta küsimusi ei paista. Õppeinfosüsteem on siis tegelikult üks mammut. Õppeinfosüsteemi hakati tegema ligi 20 aastat tagasi ja ta näeb kohati endiselt välja selline, nagu tehti infosüsteemi 20 aastat tagasi. Ja eriti hull on see nüüd õppejõud ja need vaated tudengi vaatest nüüd tehti tudengiportaal, nii et ma isegi ei oska öelda, ta suurem maja dubleerib, siis see õisi tudengi vaade ja tudengiportaali vaade. On vist mõningad asju, mida saab teha ainult ühes ja mõningad saab teha ainult teises. Ma saan aru, et praegult suur plaan on viia kogu see õisi tudengi pool portaali täielikult ära. Et siis üldse tudengid ei peagi teadma, et selline süsteem nagu õis olemas on. Aga see töö on selline lükkunud, ütleme. Et ma ei tea, kui kaugel ta hetkel on ja kindlasti on asju, mida saate teha ainult õisi, nii-öelda sisse logides õisi ja tudengiportaalis veel ei ole neid. See teie ametlik sisselogid on ois2.etu, kui te olete lihtsalt ois, ta peaks vist sinna ümber suunama ja UniID-ga saab sinna sisse nagu igale poole. On veel eraldi mobiilivaade nimega mõis või mois, kus ei ole poolifunktsioone, et ta vist ekraani suurusest sõltuvalt, võite visata ühte või teise, et vaadake, üldiselt ma soovitan õisi kasutada millegi natuke suurema ekraaniga seadme peal nagu laptop või midagi sellist, et siis on nagu kindlam. Nagu ma ütlesin, saab igasugust asjadega sisse logida, on veel eraldi õisi kasutaja nimi ja parool, mida enam vaja ei lähe, nii et kuigi kusagil mingid juhendeid olla selle kohta, vaadake pigemini öelge, et see juhend on vananenud, ma arvan, et see ei ole enam asjakohane. Kui te praegu teete lihtsalt selle õisi lahti, siis saate sellist üldist infot nagu tunniplaanid, õppekavad, kalendrid ja nii edasi, aga kui te sisse logite, siis te näete, mida te õpite konkreetsel semestril, hiljem, mis hindeid teile on pandud, eksamile registreerida, igasugu avaldusi anda. Nüüd üks oluline asi on nii-öelda ametlikud teated. Kui ülikool tahab teile ametlikult midagi teatada, näiteks, et te peate kuhugi ilmuma või neid on mingist ainest välja visatud, seda tuleb õppejõud tõenäoliselt või ma ei tea. Ametlikud teated liiguvad õisi kaudu. Nüüd, kui te esimene kord õisi logite, siis seal on, nagu tihti on isikuandmed, eks, kontrollige üle, et nimed on õiged ja sünniajad ja nii edasi, ja seal on kusagil koht e-maili aadressi jaoks. Pange sinna selline aadress, mida te reaalselt iga päev loete. Sellepärast, et ja kindlasti linnukene, et õisi teated e-mailile, ma arvan, see linnuk on juba eelvalitud, aga kui ei ole, siis pange see linnukene sinna.
sest et ülikool tekitab teile ülikooli emaili aadressi, see on teie uni-id@alt.ee ja seda on vaja ka kusagil ümber suunata, mis tegelikult, kus see koht on. Aga õisi teated suunake kohe sellisesse kohta, mida te reaalselt iga päev vaatate. Et see on väga oluline, sellepärast, et näiteks kui siin ütleme 2 aastat rohkem tagasi see COVID algas, eks ju, siis tulid ju sinna need teated, et nüüd me lähme distantsõppele, nüüd tehke seda, nüüd logige sinna, eks ju. Et selline väga oluline info võib tulla kõigepealt just nimelt õisiteate kaudu. Nii, ja üldiselt on meil vist siiamaani regulatsioonides sees selline lause, et õisi kaudu saadetud teade loetakse kätte toimetatuks. Ehk kui te teda ei lugenud ja seetõttu midagi tegemata jäi, siis on see teie probleem ja mitte ülikooli probleem. Et hoolitsege, et te õisi teateid kätte saate ja regulaarselt loete. Muidugi need on näha ka õisis, aga sellest ma jõin sisse logida, eks ju, seda iga päev ei tee. Tudengiportaali kohta ma hetkel ei oska näiteks öelda, kui nad sinna ilmuvad või ei. Võiksid oleks nagu ilus. Aga kuna ma ise ei näe seda vaadet, siis selle kohta käin vastuse võlgu. Nii, õisist kasutatud enam eraldi ei räägi, sellepärast, et see on uni-ID. Nii, Moodle. See on teine koht, kuhu teil hakkab igapäevaselt, rohkem kui õisi kindlasti, rohkem kui tudengiportaali hakkab olema asja Moodle'isse. See on e-õppekeskkond, võib-olla olete juba koolis seda kasutanud, olete näinud sellist asja ja seal on siis paljude, kui mitte enamike või kõigi ainete, nagu ütleme, e-tugi. Ehk siis see ei ole mitte tingimata e-õppe, aga seal on õppematerjalid, seal on mingid hinded, testid, mis iganes. Et samamoodi uni-ID-ga saab sisse, võib olla teil õppeaineid, mis ongi täielikult e-õppest, tänu COVID-ile on see asi meil kõvasti arenenud viimase paari aasta jooksul ja aineid on hästi mitut moodi, mismoodi õppejõud need läbi viivad. Uni-ID on vajalik. Nüüd üks õnnetu teema on meil juba üle 5 aastat, kui see Moodle nagu laiemalt kasutusele tuli, et Moodle ja õis ja üldse kogu ülikooli muu infosüsteem on hetkel suhteliselt 2 eraldi maailma. Kui õppejõud paneb teile Moodle'isse hinde, siis see ei lähe plaksuga õisi näiteks. See võib tunduda triviaalne infotehnoloogiline ülesanne, kopida mingid numbrid ühest infosüsteemist teise. Tegelikult me lahendame seda sellise logistilise, juriidilise poole pealt juba 3 aastat. See on erakorraliselt keeruline ülesanne. Nagu selgub, see tohutu erandeid on. Mis siis, kui tudeng vahepeal kukub välja õisist, Moodle'ist, õppejõud midagi muudab mingil hetkel, mingid nimed ei klapi, mingid ID-d ei klapi, eks ju, Moodle on täiesti oma süsteem, kontode süsteem tegelikult sisimas. Et see on osutunud üllatavalt keeruliseks probleemiks ja loodame, et äkki selle aasta jooksul me suudame seda lahendada ja tekib lõpuks võimalus, et kui õppejõud paneb teile Moodle'isse hinde, et see on plaksuga ka õisis. Aga hetkel see nii ei ole ja selle tõttu võib seal olla mingisuguseid sünkroniseerimise probleeme. Nii, ja sellega me oleme sellise info ja infosüsteemide teema ära rääkinud. On teil mõni küsimus? Aga siis me läheme edasi ja räägime mõningatest terminitest ja sõnadest, mida me kogu aeg edaspidi kasutame. Seda infot tuleb hästi palju, ja vaadake need slaidid üle, sest et neid on teil kohe vaja, et te üldse saaksite aru, milliste mõistete ümber selle õppimise organiseerimine siin ülikoolis keerleb. Üliõpilaskood. Te saate igaüks ühe numbri. See on umbes nagu isikukood. Eks on selline number, mis te identifitseerib ennast sama nimega inimesed või mis iganes. Võimalik, et on juba seda kusagilt saadetud, teil ei ole veel, te ei tea veel oma koodi, te vasti teada. Tihti kasutatakse selle koodina ainult seda numbrilist osa, sest see, mis siin taga on õppekava tähis. Õppekavadel on ka niisugused 4-tähelised lühendid, saate enda oma kuulda küll edaspidi, aga siis praegult on oluline teada, et see numbriline osa on 6-kohaline,
millest 2 esimest näitavad sisseastumise aastat, nii et kui siin nüüd ei ole just kedagi, kes on kusagilt juba varem tulnud, siis on teil kõigi 22 selle 2 esimest numbrit. Ülejääk on lihtsalt järjekorra number, nii et saate omaga sarnase nimega tudengilt ühe võrra erineva numbri, erinevalt isikukoodist, kus on kontrolljärk. Kui te teete ühe numbriga vea isikukoodist, siis see tuleb välja kohe, arvutid ütlevad teile, see isikukood saa olla õige. Siin ei ole mingit kontrolli infot, esite viimase numbriga ja ongi teine inimene paraku. Selle tõttu natuke selle koha pealt aitab see, et õppekava tähis on sabas, et siis võib-olla see inimene on teise õppekava peal, kelle number on erinev ja sellisel juhul tuleb see välja. Ja räägime õppekava täitist natuke pikemalt edaspidi, aga hetkel võib-olla on hea teada, et kõigepealt seda B-tähega lõppema, sest on kõik bakalaureuse õppes praegu. Magistrantidel on M, doktorantidel on seal D ja meil on mõned tähed on tegelikult veel. Kui te nüüd saate sisse esimest korda oma UniID-ga mõnda infosüsteemi, siis te vaatake ära oma tudengi kood. Siin on üks niisugune demo screenshot, kus on see kood 1234556AB. Aga põhimõtteliselt siis minu andmete all on see olnud õppeinfosüsteemi vaade. Et ta on siis, näete siin punase raamiga nurga märgitud siin nurgas, et siit saate järele vaadata, mis teie see kood siis on. Ja kurb küll, aga seda oleks hea peast teada. Mulle on siin õppinud tudengid õpingute lõpul öelnud, et natuke meenutab vanglat, et keegi nime ei küsi, ainult numbrid. Aga no tegelikult päris nii hull ei ole, aga kui dekanaati näiteks lähete, siis tihti teid on kergem numbri järgi üles leida süsteemist, eks ju, kui mingi jama on. No õppejõud tegelikult ikkagi suhtuvad nimepidi. Ja dekanaat ka tegelikult üldiselt. Nii. Järgmine oluline mõiste, ma juba olen seda korda täna kasutanud, on ainepunkt. See on õppetöö mahu mõõtühik. Võib-olla olete te sellega juba ka kusagil koolis kokku puutunud, aga see on siis Euroopa ainepunkt. Tegelikult, kui vaadata Euroopa dokumente, on ta väga selliselt kummist defineeritud. Siis ütleme, et Eesti ja veel konkreetsemalt Tehnikaülikool on selle üsna suvaliselt kirjutatud Euroopa definitsiooni hästi kitsaks ära määratlenud. Ja meil on kokku lepitud, et üks ainepunkt on 26 tundi tööd, seal hulgas iseseisvat tööd. Mitte see ei tähenda, et istute 26 tundi koolipingis. Kohe me räägime sellest ka. Aga see on niisugune arvestuslik ühik, kui me jõuame selle juurde, kui palju te peate õppima ja nii edasi, siis pärast kõikide jagamist ja kodutamistehete tegemist tuleb välja, et te õpite 40 tundi nädalas, mis on täis tööaeg ühele töötavale inimesele. Aga see siis sellest niimoodi välja ei tule. 40 töötundi vastab siis ühele nädalale ehk umbes pooleteisele EAP, täpselt ei jagu, aga siin on kõik arvud on veidi ümardatud. Nüüd, kui me räägime kontaktõppest, vaid niisugusest tegevusest nagu meil praegu, eks, et on tudengid ja on õppejõud korraga ühes ruumis või korraga kusagil, ma ei tea, online'is, eks ju, ja midagi toimub reaalselt. See on kontaktõpe ja kontaktõpet siis arvestatakse selliselt, et 90 minutit nädalas, vaat see plokk, nagu ka tänane loeng on 90 minutit. See on meie standardne plokk, millega me õppetööd planeerime. Kui teil on läbi kogu semestri iga nädal on 90 minutit kontaktõpet, siis selle me loeme võrdseks 3 EAP-ga. See nüüd läheb väga ümber nurga ja mitme ringiga, sellepärast, et EAP käib iseseisev töö, aga reaalselt siis enamik õppeaineid on mahus 3 või 6, mõned ka 9 EAP-d ja see tähendab seda, et nii 3 punkti aine, nagu me seda ütleme, 3 punkti aine siis kohtubki kord nädalas 90 minutiks. 6 punkti aine, mis on kõige tavalisem ainete tüüp, kohtub 2 korda nädalas 90 minutiks. Ja
igasuguseid huvitavaid valemeid ja erandeid muidugi on, eks ju, e-õpet arvutatakse kuidagi ümber nurga mingisuguste valemitega ümber ja nii edasi. Aga siis me kontaktõppe oleme selliselt ära normeerinud. Nagu ma ütlesin, enamik ained on 6 EAP-d, kohtuvad 2 korda nädalas 90 minutiks. Kui te nüüd korrutate, jagate läbi need ained ja nädalad ja kõik asjad, siis te saate teada, et umbes 2/3 sellest mahust ei ole see aeg, kui te istute auditooriumis või laboris. Vaid enamik on mõeldud iseseisvaks tööks. Nagu ma ütlesin juba kohe loengu alguses, tudeng õpib ise. Inglise keeles on selline, üks kolleeg kasutab seda enda, et I facilitate learning, kas ta isegi tõlkida eesti keelde. Me aitame kaasa sellele, et te õpite. Eks? Me püüame teha oma parima, et teil oleks hea õppida, aga õpite te ise. On väga suur vahe võib-olla koolis, kus teile püütakse kuidagi võib-olla tarkust pähe panna. Meie ei ürita tarkust pähe panna. Te olete siin vabatahtlikult. Te võite igal ajal avaldada sisse anda ja ära minna. Et te tulite siia, et õppida, te õpite ise ja arvestage, et te peate tegema 40 tundi nädalas. Seda ei pruugida isegi õppinud öelda võib-olla. Ta ütleb, et te peate tunnis tegema seda ja sellest tunniks tegema toda. Aga tegelikult on see aeg arvestatud iga aine juurde, et te teete midagi veel kodus ka. See võib olla väga erinev, mis see midagi on. Aga võtke see aeg ja ärge arvake, et need ülejäänud tunnid vabad on. Nii, see oli EAP-de ja mahu kohta. Kas tahate midagi küsida äkki? Ei taha praegu, lähme edasi. Sõna semester olen ka juba kasutanud. Õppeaasta, kui koolis jaguneb trimestritest või veeranditest või millest tänapäeval jagunevad, siis meil on semestrid. Sügissemester ja kevadsemester. Ja nad on üsna selgelt ka siis defineeritud sügissemestrid, kui jaanuarikuusse välja lõpeb kusagil jaanuari viimasel nädalal. Ja kevadsemester siis vastavalt sealt edasi. Vist sellel aastal esimest korda on ka talvel vaheaeg, semestrite vahel. Meil kaua aega ei olnud, lõppes sügissemester ära, jaanuari lõpus agas kohe järgmine päev kevadsemester pihta. Aga akadeemilist kõnest kohe räägin, kas nüüd tuleb see juba sel või järgmisel korral. Need töögrupid seda on pikalt arutanud, seal on palju probleeme sellega olnud. Nii, kasutatakse väga paljudes infotähistes siis S ja K, sügis ja kevad. Et kui te neid tähti kohtate mingis loetelus, on arvatavasti semestri tähis, see pruugi alati olla isegi öeldud. On siis arvestatud, et 16 nädalat on auditoorset tööd, vaat sellist tegevust või online'is või kus iganes, aga kus reaalselt midagi nagu toimub. Ja siis on 3-4 nädalat eksamite aega. Praktikas ta on just midagi seal vahepeas, et hakkab tavaliselt jaanuaris, nii nagu 2. jaanuar on, vaheldavalt nädala lõppu kukub, eks ju. Et need nädalad ja aastad ei ole vennad, aga kusagil 3-4 nädalat. Kevadsemestrid on lihtsam, seal ta vist põrkab vastu jaanipäeva, kui ma õigesti mäletan. Siis sellega lõpeb. Osades ainetes jagatakse semester veel pooleks. Meie teaduskond seda väga ei kasuta. On vist üksikud ained, mis on pool semestri ained. Aga põhimõtteliselt siis seda tuleb ette, võib-olla kui te võtate mingid võib-olla majandusteadust, kuna sama palju rohkem neid poolsemestri ained, et on 18 nädalat õppetöö. Üks number, mida te hakkate nägema igasugustes ülikooliga seotud kalendrites ja tunniplaanis, on õppenädala number. Seda, ma arvan, et tudengiportaalis, ma loodan, on kuvatud kusagil kohe ka avalehel välja, mitmes nädal praegult on. Teatavasti on kalendri nädala number, praegult on 30 mingisuguse endamas nädalkalendris, et tihtides veel paaris ja paaris, kohe räägin sellest, aga meie loeme igal pool õppenädalaid ja esimene õppenädal, näiteks tänavu hakkab järgmisest esmaspäevast pihta, 29. augustis, ma loodan, siin on selle aasta kuupäevad mul. Ja nii et praegu on eelnädal, see on nagu numbrid, 0, kui tahate. Aga siis 1 on järgmine nädal ja läheb 16 nädalat välja, just lõpeb kusagil enne jõulu ära. Neid sessiooni nädalaid, need nagu numbreid ei panna, need on lihtsalt siis vahepeal väike vahe jõuluajal, eks ju, siis jaanuarist läheb edasi, on eksamisessioon ja siis hakkavad kevadsemestrid, aga jälle ühest pihta.
ja 1–16. Nüüd rääkides veel semestri mahust, siis kui te mõtlete, kui palju te õppima peate, siis õppemahu mõttes semester on 30 Euroopa ainepunkti. Kohe hakkan rääkima, mis juhtub vähem kui rohkem, aga põhimõtteliselt selline standardne semester on 30 ainepunkti, nüüd te võite tagasi arvutama kõiki neid tunde nädalas ja 16 nädalat ja päris täpselt ei jagu, aga me oleme kohati ümardanud neid arve. Aga suures plaanis siis peaks tulema lõpuks 40 tunni tööd nädalas sealt välja. Aga 30 EAP on nagu siis semestri ekvivalent, kui me kogu aeg arvutame igal pool ümber neid mahtusid. Ja juba mainisin niisugust asja nagu akadeemiline kalender. See on üks dokument, mis ülikool koostab kusagil umbes aasta aega ette, praegu vist veel järgmise aasta oma ei ole, aga kohe hakatakse teda tegema siin juba kuskilgi sügisel, mis siis on kättesaadav teile tudengiportaalis, on õisis, ta on ülikooli veebis, ta on igal pool kättesaadav, et otsige ta ülesse ja vaadake, sest seal on terve hulk kasulikke kuupäevi kirjas. Kõigepealt, millal õppeaasta algab ja lõpeb õppeaasta juba algas, see nädal on juba õppeaasta osa. Loomulikult siis kumbki semester eraldi. Üks väga oluline kuupäev on õpingukava esitamise tähtaeg. No esimesel semestril enamik tudengeid õpivad seda, mis teile öeldakse. Aga edaspidi tahate rohkem ise võib-olla valida, aga igal juhul, kui esimesel semestril te peate esindama oma õpingukava, et see on väga oluline kuupäev ja see on tavaliselt esimese õppenädala lõpus. 5, ma peast ei mäleta, kas ta on reede või pühapäeva õhtu, 23.59 on siis vaja see klikk ära teha. Õisis võib-olla juba ka portaalis, ma ei ole sellest päris kindel, aga õisis kindlasti saab seda teha. Ja samuti on siis igasugu eksamite sooritamise lõpptähtajad, eelnädalad ja seal on terve rida tähtaegu, millest te võib-olla isegi aru ei saa, kui te aru ei saa, siis arvatavasti ka ei puuduta teid, see võib olla magistrantuuri, doktorantuuriga seotud tähtaegu, lõpetamisega seotud tähtaegu. Aga olulisemad on, mis siin täda mainitud. Nagu ma ütlesin, on nii ülikooli õppeinfo all, see on niisugune lahtel nagu õppeinfo kusagil tudengi selles hierarhias ja siis õisis on ta kohe esilehel olemas, ka juba sisse logimata. Üks termin, mida te võite siiamaani kuulda, on punase joone päev. Akadeemilises kalendris 10 aastat tagasi vist viimati oli see märgitud. See oli semestri kuskil ka üsna algupoolel ja selleks ajaks pidi igasugu asju olema tehtud, kaasa arvatud deklareerimise kuupäevad. Toodi kõik ühe kuupäeva peale kokku. Juba üks aastat, ligi 10 tagasi me võtsime selle välja regulatsioonidest, aga õppejõud siiamaani mäletavast, see on niisugune ilus fraas, mida palju nagu kasutati, et kui kuulete kedagi seda mainimas, siis sellele peaks enam-vähem vastav õpingukava esitamise tähtaeg, kes tänavu 5. september. Nii, küsimuste koht. Jah, palun. Kogu sellest teemast valikainet, kohustuslikud ained, mahud, mul tuleb teeb omaette plokk. Et ma räägin, ma ei mäleta, kas see on täna või on ta ülehomme, aga sellest tuleb pikemalt juttu. Veel küsimusi? Jah? Oota, tulen lähemale, ei kuule hästi. Jah? Ma nägin, et oli kirjutatud see ettekannet, et on vaja deklareerida... Ained, jah, ma räägin sellest ka pikemalt varsti. Jah, see tuleb. Jah? Nii? Teega küsimus, jah? Näiteks need 30 EAP-punkti, mis on vaja kogu semestri jooksul, kas need õppeained, mida me õppime tantis, siis nad juba mahuvad? Ja, õppekava on arvestatud 30-ga. Küsimus oli, kas kõik on arvestatud 30-ga, on sellega arvestatud, jah. Nad juba panevad rohkem. Just, jah. Kui õpite midagi rohkem, vabaained, siis kõigest tuleb juttu. Nii et see 30-st võib-olla oli veidikemalt ette tõttav, lihtsalt ma mainisin ära, et see meest vastab 30-le. Aga me räägime, kuidas see kokku tuleb pikemalt varsti. Või on see mul ülehomnes loengus.
Nõnda, õpperühm. Praktikas teid jagatakse, sest suured kursused, näed, ise praktikas on peaaegu täis, eks ju, me võtsime keemikavale mingi 70 kusagil inimest ja toidukavale mingi 30 ja osa asju on veel koos nendel omavahel. Näiteks ühte laborisse mahub tüüpist ainult 15. Et siis teid jagatakse väiksemajast rühmadeks. Ja tihti rühmad omakorda pooleks, sest mõnda kohta mahub suurem rühm ja mõnda kohta mahub väiksem rühm. Et siis tunniplaan koostatakse, et mitte tegelikult õppekava või õpperühma kaupa. Et kui te vaatate edaspidi õigest tunniplaani, siis te avastate, et seal ei ole mitte õppekava või õpperühma kaupa see antud ja selleks pannakse teie õppekava tähisele sappa 2 numbrit. See ei ole mitte 12, kuigi see liitre häädalakse 12. Esimene näitab seda, mitmendal semestril te olete. Austajad on selle koha peal kõigi veel 1, kevadel on kõigi selle koha peal 2, järgmine sügis on selle koha peal 3 ja nii edasi. See number hakkab teil muutuma, see rühm ei jää teil õpingute lõpuni samaks. Ja siis teine number on põhimõtteliselt järjekorda number, kui on väiksemad õppekavad siin see maateadused, mis see aasta nimi oligi. Ja võib-olla veel mõni kavad ongi ainult 1 rühm, nii et siis ongi see 1 seal lõpus, eks oletagi 1-1. Aga siis suuremates kavades on meil ka 2-1 ja 1-2 ja 1-3 olemas. Ja see võite ka muutuda õpingute vältel, sest praegult esimesel aastal te olete kõik õppekavas nii-öelda ühesugused, aga mingi hetkel te valite peaeriala. Sellest tuleb ka hiljem juttu. Ja siis teeb pääse kindla numbriga kindla siis rühma vastavalt erialale, nii et see ütleb läbi õpingute aastate muutuda see number. Hakkab kasvama, ma ütlesin, jah, nii. Ja kui te samuti esimene kord õisi logite tudengi portaali, siis vaadake sealt minu andmete alt ja seal kusagil tuleb niisugune pikk joru, mis kõik ülikool juba teie kohta on välja nuhkinud või omistanud ja selle hulgas on siis rühma tähis. No, siin on mingi A, B pandud, aga teil hakkavad nad kõik L või Y-ga. Et siis seda on teil vaja, sest muidu te isegi ei tea, kuhu praktikumi rühma minna. Et kindlasti selle nädala jooksul tehke selgeks oma tudengikood ja oma rühma tähis. Ja siis saate teada, kui teil on praktikumid, keemia, füüsika, mis iganes ainetes. Nõnda õppekava, nüüd me jõuamegi selle temaatikani, mida deklareerida, kuidas ja mis käib. Te astusite mingile konkreetsele õppekavale, eks te teate igaüks, mida te õppima tulite. Nüüd, nagu ma juba ütlesin, õppekaval on ka selline lühend või tähis ja väga sageli me viitame omavahel jutust selle tähissega. Keegi ei viitsi välja öelda maasüsteemid, kliima ja tehnoloogia, mis ta meil ongi nüüd LARB, jah, LARB. Nii, et mis kaval õpin, ma õpin LARB-d ja niimoodi ongi. Et loomulikult mina ka ei tea enamike kavade tähisseid peast, aga ütleme oma teaduskonna omi ja niimoodi tasub siis võib-olla natukene ka naabri oma teada enda omast rääkimata. Põhimõtteliselt õppekava määrab ära õppeainet, mida te õppima asute. Ja siis ma oletan, et te olete seda juba ka vaadanud, see on ka avalikus internetis loomulikult väljas juba enne sisse astumist, ehk te vaatasite, mida te õppima asute, aga kui veel ei, siis saate seda juba praegult teha, sest me kuhugi sisse logima. Nüüd õppekava koostatakse mingi sisemise loogika jällegi niimoodi moodulit, aga räägime moodulist pikemalt. Õppekava otseselt ei ütle, millise semestri te peate mida õppima. Selleks on õppekava nagu lisa või väikene eraldi plokk, mida me nimetame tüüpõpingukava. Ja tüüpõpingukava on tegelikult see, mida te kõige rohkem vaatate. Sest seal on kirjas, et õpite sel semestril neid aineid, teisel semestril neid aineid, kolmandal semestril neid aineid ja nii edasi. Et sealt saate need kõik teada ja kui te järgida tüüpõpingukava, niisugasi on väga vähe, kes seda lõpuni teevad, aga põhimõtteliselt see on kõik läbimõeldud kuni lõpuni viimase semestrini välja. Siis te õpite kenasti 30 EAP semestris ja lõpetate kenasti 3 aastaga ära. Et põhimõtteliselt see on nüüd natukene igav variant, aga niisugune kindel variant.
tüüpõpingukava järgi, täpselt mis seal iga semester on programmi juht on selle kirjutanud, läbi mõelnud kõik õpingute vahelised seosed, et enne on vaja õppida füüsikat, kus saab õppida mingit füüsikale põhinevat keerulisemat tegevust ja et soovitan vähemalt alguses tüüpkava jälgida, mida semester edasi, seda rohkem saate võib-olla ise aru, mis huvitab või mida tahate ja rääkige programmi juhiga, kindlasti iga. Nii, õppekava koodist tulebki nüüd siin siis juttu. Siin on mul näide LAB kavast, mis on siis meie vana nimi. Nüüd on meil toit edaldi, nüüd on see rakenduskeemia ja geenitehnoloogia. Mul on jäänud siia vana nimi, aga põhimõtteliselt see esimene täht näitab teaduskonda, L on loodusteaduskond, aga osad kavad tulid meil üle siin reformide käigus, oli meil enne matemaatika, loodusteaduskond, see täis oli Y. Et osadel hakkab siiamaani Y-iga õppekava tähis, osadel L-iga. Et sellega tuleb kahjuks leppida. Akadeemiline õppe erinevalt rakenduskõrgharidusest on siis teine täht, eriala on siis praegult on LAB-il uus nimi, on rakenduskeemia ja geenitehnoloogia ja siis tuleb see, et teil on bakalaureuse tase. Edasi järgmised 2 numbrit ütlevad, millal see õppekava avati 5 aasta eest ja viimased 2 pärast seda kaldkriipsu näitavad versiooni. Nüüd natuke me just teekest muutuvad, iga aasta tekib uus versioon. Varem tekkis ta nii nagu vaja oli, ütleme. Aga nüüd meil hakkab olema nii, et igal aastal ongi erinev versioon. Teie, kes te kõik astusite, teil peaks nüüd vist juba selles kõikidel olema 22 lõpuline kava või tuleb see järgmist sügisest, ma nüüd võin natukene selle koha pealt eksida. Õppekava koostatakse tavaliselt moodulite põhimõttel. Ehk pannakse õppeainet plokkidesse, suuremasse plokkidesse, selleks, et paremini struktureerida, et paremini aru saada, mis mille juurde kuulub. Teil on kõigil õppekavas on üldõppemoodul, mis on sellised üldised asjad, nagu võõrkeeli meil enam ei ole tänapäeval, aga informaatika on seal kindlasti sees ja võib-olla veel mingisugused üldisemad asjad. Siis teie eriala, selle tuumiku moodustab põhiõppemoodul. Seal on sellised põhiained, ilma milleta erialas kuidagi muudi hakkama ei saa. Siis on juba kitsam spetsialiseerumine eriõppemoodulis või moodulites. Need tihti erinevad vastavalt sellele, mida te konkreetselt valite. Ja siis on meil selline moodul, peab olema igas õppekavas nagu vabaõppemoodul. Vabaõppemooduli sisu ei ole ette kirjutatud, antud ainult maht, et 6 või 9 EAP-d meil. Ja meil on terve rida niimoodi vabaaineid, ehk ongi niisugused õppeained, mis ei ole üheski õppekavas, aga mida saab õppida, võite näiteks minna trenni, ma ei tea, esindate ülikooli korvpallivõistkonnas, siis saate sealt ka oma EAP-d ühtlasi kirja. TalTechi golfkall, nagu võib-olla olete kuulnud, on päris edukas. Üldvõõrkeelt saab õppida, matemaatika, füüsika, täiendust, enesejuhtimist. Kui tahate hiljem tuutoriks saada, siis võite sealt saada EAP-sid tuutordamise eest ja nii edasi. Aga sama hästi võite võtta teiste õppekavade aineid, ütleme, õpite ise küll füüsikat, aga tahate midagi majandusest, et võtate mõne majanduse aine, eks ju, siis see on täiesti igati okei koht selle panemiseks. Ja võite ka teistest kõrgkoolidest võtta, seal on mõned nüansid, aga põhimõtteliselt teine kõrgkool võib tänapäeval tähendada ka Austraaliat näiteks, eks ju. Et kõik põhimõtteliselt on võimalik. Ja siis on eraldi moodul on lõputöö, ehk bakalaureuse töö siis teie puhul, mis on selline natuke teadustöömaiguline tegevus, mis on vaja kaitsta õpingute lõpus, aga sinna läheb praegult aega. Nagu öeldud, enamikul õppekavadel, meie teaduskond umbes pooltel, on rohkem kui 1 peaeriala. Ehk siis te peate valima kusagil ei, enam ei ole. Praegu on ainult LAB-is on jäänud peaerialad. Sul ei ole ju enam, eks? Jah. Ei ole, siis on ainult keemia geenikavas on meil jäänud peaerialad. Nii et ülejäänud võivad selle koha vahele jätta.
aga nägime siis ära, et peaeriala spetsialiseerumine, mis siis konkretiseerib õpingute suunda ja konkreetselt siis keemia-geenikavast tuleb see valida 2. aasta keskpaigaks ehk siis 1,5 aasta pärast ja on meil siis rakenduskeemia ja on geenitehnoloogia, väga loogiline, kui 2 asja on kokku. Varem olime toit ka samas kavas, siis oli toidu eriala ka siis võimalik seal kohal valida. Füüsikas oli meil varem 2 peaeriala, ma mäletan, aga need vist pandi ka kokku. Et see on meil siin natukene reformide käigus muutunud. Nõnda tüüpõpingu kavast juba rääkisin, see on siis õisist võimalik leida. Nagu ütlesin, selle järgi on võimalik õppekava läbida nominaalajaga ja vähemalt käesoleval semestril ma väga tungivalt soovitan deklareerige oma ainet tüüpkava järgi. Te veel ei tea kõiki asju ette, eks ju, et esimesel semestri kõige lihtsam, see on õisis 1 klikk, deklareeri tüüpõpingu kava, kõik. Ja esitan, teine klikk. Et see on 2 klikiga tehta, võib-olla see on veel mingisugune oled sa kindel ja seda ei saa tagasi võtta ja bla, aga põhimõtteliselt siis see on kõige lihtsam. Edaspidi juba mõelge rohkem läbi, mida tahate teha ja rääkige programmijuhiga kindlasti. Programmijuht on, ütleme, kui tahate midagi teha erinevat, siis alati soovitan konsulteerida, sest tema võib-olla näeb kaugemale, et kui te teete sel semestril nii, mis teid aasta pärast, siis võib tabada, eks ju, mingisugune jama. Et selles mõttes alati soovitan läbi rääkida. Aga jah, kui te tahate probleeme vältida, olete selline inimene, kes tahab olla mugavustsoonis kogu aeg, siis õppige rahulikult tüüpkava järgi, siis ei teki mingeid probleeme. Nii, järgmine oluline asi on tunniplaan. Õpingukava ütleb, või see tüüpkava ütleb seda võib-olla see semestril, aga te peate minema ka konkreetsel päeval konkreetsesse ruumi, et seal õppiguga kohtuda. Ja selleks siis on koostatud tunniplaan. Tehnikaülikool on minu teada Eestis ainukene ülikool, kus tunniplaan tehakse tsentraalselt. See tähendab, et on 1 kontor ja kogu ülikool pannakse kokku nii-öelda põhimõtteliselt on 2 inimese peas toimub protsess. Seda on püütud korduvalt automatiseerida. Me üritasime sisse osta maailma parimaid IT-lahendusi ja konkurss lõpukokkuvõttes feilis. Pärast umbes aasta aega otsinguid leiti, et ikkagi tuleb teha käsitsi. Arvuti abiga muidugi, aga põhimõtteliselt see otsus, et sellel päeval, sellel kella ja selles ruumis toimub see aine, see otsus teeb inimene. Oli meil aastaid tagasi, läks pensionile, oli üks aastavauis, kõik oli paberil, mitte midagi ei olnud, kõik oli tuum, oli kõik seened täis neid valgeid suuri tabeleid. Ma kunagi palusin tal mingit oma ainet tõsta, kas teise ruumi või midagi. Siis ta läks, mõtles niimoodi, millest mingi täiesti, ütleme, ehitusteaduskonna mingi selle juurde, tõstis seal midagi sinna, lisaks teie seina tõstis seal midagi sinna, tõstis seal midagi sinna, siis mind sinna, kuhu vaja oli. Ta oli kogu see ülikool peas. Mingi umbes ligi 100 õppekava, ma ei tea, 200 õppejõudu. Ühesõnaga, see oli uskumatu, et inimene töötab. Kõik oli paberil. Praegu on vähemalt osa asju arvutis ja te näete seda lõpptulemust, aga ikkagi on väga palju peas need tegijad. Selles mõttes fantastilised inimesed, suhtelen nendega kogu aeg, sest kogu aeg on midagi muuta ja ümber teha. Nii, tunniplaan siis tehakse õpperühmade kaupa, nii et see on, kui sisse logite süsteemi, saate kohe teada, kes ta olete, eks ju rühma mõttes, saate vaatama tunniplaani. Nüüd, need rühmad on sellised suurusjärgus 30 inimest, pluss miinus. Laborisse mahub tüüpis 10–15, kui on praktilised tööd. Jagatakse omakorda alarühmadeks. Need nimetatakse poolrühmadeks, sest tihti on 8 jagatud. Kuigi see on väga veider, me kohtame oma jutus tihti, et ja 3. poolrühm tuleb siis ja 4. poolrühm tuleb siis. Et tegelikult see pool võib olla ka 3. või veerand, aga see termin on kuidagi moodi jäänud. Alati tunniplaan lähtub tüüpõpingukavast. Jälle, kui tahate olla mugavustsoonis, tüüpkava puhul teil ei tohiks tekkida ajalisi konfliktainete vahel.
Kui te hakkate ümber tõstma asju, siis olete täiesti nii oma pead, eks ju. Võib juhtuda, et on samal päeval, samal kellal 2 eri õppainet, 2 eri kontrolltööd ja see on teie mure. Et kui tüüpkava ei jälgi. Tunniplaanis jagatakse õppetöö 3 liigiks, see on loeng, praktikum ja harjutus. Loeng on see, mida praegu siin kogete. Üks inimene räägib, ülejäänud kuulavad või magavad. Üldiselt on meile kui õppijutele öeldud, et lõpetage loengu pidamine ära. Eriti praegu teie õppe ja kõigi nende ajastutel, eks ju, tehke kõik videosse ja las tudengid vaatavad ise need loengud kodus. Ma arvan, et seda saab olema, kui juba ei ole, üha enam ja enam. Praktikum on selline asi, kus te midagi teete oma kätega. No keemia praktikum on kõik arusaadav, mis te valate aineid kokku, midagi läheb teist värvi, tuleb suitsu, käib pauku. See on keemia praktikum, sellest et kõige paremini võib olla aru. Aga on ka, ütleme näiteks minu teada isegi keeleõpe, kui te õpite nii-öelda suhtlema, see on ka praktikumi nime all näiteks kirjas. No seda on juba raskem mõelda kui praktikumist. Aga see on midagi sellist. Harjutus on tüüpiliselt see, kui te samamoodi olete saalis, aga te midagi, ülesannet lahendada tüüpiliselt, eks ju, midagi harjutate pliiatsi ja paberiga. Näiteks IT teaduskonnast on meil aastaid surve, et lõpetame ära praktikumi ja harjutuse eristamisest. Nende puhul tudeng arvutada klõbistab. Vahet ei ole, mis selle nimi on. Meie ütleme, et ikka praktikumil harjutusel on väga suur vahe. Et üks on tõesti, kus ta kas te klaasiga opereerida, teine, kus ta sama klaasi jooniste paberi peale. Et siis need L, B ja H on need tähed, mida te väga palju kohtate tunniplaanis. On siis loend praktikum harjutus ja see tavaline õppetöö planeerimise plokk on 90 minutit. Kas see praegu on loeng, lõpeb juba vasti ära, aga on 90-minutiline. Sellest on igasugu erandeid, mõni praktikum on 3-tunniline ja nii edasi. Ja me alustame enamasti paaris tunnid. On jällegi igasugust erandid, vaadake olega tunniplaani. Aga nii-öelda standardne algus on kell 8, kell 10, kell 12, kell 14. 16 on juba harva. Nüüd mitte iga tunniplaanis ei toimu igal nädalal. Väga palju on hõredamat õppetööd ja seda nüüd märgitakse õppenädalate kaupa. Ma rääkisin, järgmine nädal on esimene nädal. Et te peate teadma, mis õppenädal parasjagu toimub ja kõige lihtsam, kui te märkate, et on 1-16, see tähendab, et on iga nädal. Võib-olla seda pole isegi märgitud, see võib olla lihtsalt see nii-öelda vaikimisi situatsioon. Järgmine väga levitud asi, eriti praktikumide ja harjutuste puhul on paaris ja paaritu. See on õppenädala number. Sügissemestril reeglina on kalendri paaritu on õppepaaris, ma pole see aasta vaadanud. Kevadsemestri reeglina hakkab paarist paaritu sünkroonis jooksma. Aga nii, et see on õppenädala järgi, mis tähendab, et kui teil on kirjutatud tunniplaanis, et on paaris, siis nüüd järgmine nädal veel ei toimu. Toimub alles ülejärgmine nädal esimest korda. Kui on kirjutatud paaritu, siis on kohe järgmine nädal. On aineid, mis toimuvad mingil konkreetsel nädalal. Seda enamasti bakas esimene aastal ette ei tule. Aga magistrantuuris, ma ise praegu teen oma eriala ainet, seal on mul täpselt niimoodi, et ma tahan, et on, ütleme, algul on ainult loengud, siis tulevad osalised harjutused, eks mingist nädalast, lõpupood tulevad praktikumid ja panengi niimoodi tunniplaani ja see on panna. Et siuksed keerukamad näited, eks ju, mingi aine võib olla, et mingi praktikum ütleme, on alguses kohe ära, siis on kusagil semestri keskel ja veidi lõppu on veel 3. kord. Et igasugu kombinatsioone esineb. Nüüd, kui on see rühm jagatud 2 poolrühmaks, ma ei tea, kas see aasta seda tuleb ette, aga põhimõtteliselt tehakse vahetunniplaan selliselt, et ütleme, keemia on märgitud A-murd B, mis tähendab, et paaritul nädalal on A poolrühm keemias ja paaritul nädalal on B poolrühm keemias ja samal ajal on füüsika vastupidi. Ehk siis nüüd tehakse pooleks, üks nädal lähevad pooled keemilised pooled füüsikasse ja nädal nad vahetavad kohad ja siis jällegi ja jällegi. Et seda püüdakse viimasel ajal vältida, ma ei ole eriti palju kohanud seda enam viimastel aastatel, aga
võimalik, et tuleb kusagil niisugust asja ette, et siis te peate iseennast poolrühmadeks jagama. Ja häda on muidugi see, kui ruumid on erineva suurusega ja sama rühm jagatakse keemias 3, füüsikas 8, seal tuleb ka ette. Või vastupidi. Ja siis on suur segadus muidugi. Siis peab seda klaarima õppejõududega ja oma vahel ja vaatama, kes mis päeval käia saab. Ja et need on ka juhtunud siin. Siis on alati toimumise koht, meil on ruumidel on tähised, kus on teeklina, kõigepealt on 3 tähte või numbriteks ja siin on U02, 102, kus me oleme praegu, eks. Et siis esimesed 3 sümbolit määravad hoone, campuse kaart, õppige vähemalt tähtsamad pähe, mis ette tulevad. Mina ei tea ka kõiksuguseid väiksemaid hooneid siin nuka taga, mille kõigid tähised on. Ja no ruuminumber on nii nagu ikka, üks esimene koht on korrus ja pärast seda on siis ruumi järjekordne number. Nüüd oluline on teada seda, et kuigi meil nüüd pandi range tähtaeg peale, eilsega läks tunniplaan lukku ametlikult. Aga veel reede õhtul ma vahetasin tihedalt e-mail tunniplaani kontoriga, et tõsta ümber üks 5-aineline jada. Me tõstsime 5 ainet ümber, kõik või mitte midagi. Ja mingi asi oli vahepeal sinna ette pandud kellegi teise soovil. Et ühe sõnaga võib täitsa vabalt juhtuda, et sellepärast, et Toomas Tamm tahab teise ruumi, peab kusagil ehitusteaduskonnas keegi mingi muul ajal õppima hakkama, eks ju. Et selliseid asju tuleb meil ette või vastupidi. Et vaadake vähemalt paaril esimesel nädalal igal hommikul värskelt või siis kas ikka täna on veel sama plaan, mille järgi teile õhtul plaanisite välja tulla. Ma loodan, et suur jamast enam ei tule. Seda enam, et meil on esimesel kuulus on suured vooruained, aga ma märkasin, jah. Aga soovitan nii-öelda igaks juhuks olla valmis ootamatustest. Teil oli küsimus, jah? No vaevalt, et nüüd jooksva päeva, loomulikult see muutus tehakse mingil hetkel, eks ju. Aga vaevalt, et nüüd niimoodi, et täna kell 12 pidi olema loeng ja nüüd avastate õisist veerand tundi varem, et ups ei ole enam. Et noh, seda vast ikkagi ei juhtu. Aga et homme kell 12 pidi olema loeng ja nüüd on kella 10 peale pandud ja 12 on praktikum hoopiski pandud. No ma loodan, et seda enam ka ei juhtu sel kuupäeval. Meil on inimesed on ka veidi langemaks teinud, kes tunniplaani teevad. Sest oligi, niisugused jamasid oli kogu aeg ja on püütud seda süsteemi natukene siin korrastada. Mõni küsimus. Siis on veel selline asi nagu kommentaari lahtis. See on mul vist mingist natukene juba vanemat tüüpi screenshot, võib teie enam niisugust vaadet täpselt ei näe. Aga siin on meil ongi näide paar aastat tagasi tunniplaan, eks ju, teisipäeval kell 8, kell 10 oli orgaanilise keemia loeng siin ja kell 12 oli minu keemia alused, üldiselt toimus ta siis Soostjärvuste majas, aga konkreetselt ühel kuupäeval toimus ta siin. Et vaat seda kommentaari vaadake ka hoolega. See võib sisaldada väga olulisi just erandeid. Et kui nagu süsteemi ametlikult sisse panna, on seda võib-olla keeruline, aga pannakse need erandid siia kommentaari lahtrisse kirja. Ongi mul niimoodi märgitud. Nüüd, igaks semestriks te siis koostate õpingukava. See võib olla niisama lihtne kui üks klikk, et ma kavatsen õppida tüüpõpingukava järgi. Võib olla väga keeruline rääkida programmi juhiga ja nii edasi. Et soovitan juba eelmise semestri, aga tahakesi mõtlema, mida järgmine semester teen. Ja siis, mida te kavatsete õppida ja seda tegevust nimetame me deklareerimiseks. See on siis see termin. Ja oluline asi tuleb ta ka esitada, see on siis see klikk seal õisis. Ta ei ole nüüd päris tagasi võetamatu, aga suhteliselt nagu lõplik tegevus, et ülikoolile teada, et ma enam midagi siin muuta ei kavatse, see on nüüd minu soov käesolevaks semestriks. Ja selleks on kindel tähtaeg, mis siis sel semestril on 5. september, ma mõtlen 23.59 tõenäoliselt. Õisis see kõik siis toimub ja vaatate kõigepealt oma tüüpkava, see on kõige lihtsam, aga te peate mingit vabaõppeaineid lisama. Valikainetest räägime peatselt, vaatame, et koormus kokku tuleb ja muidugi ka, kui on vaba ja valikained, siis vaatame, et samal ajal ei satu.
See on teie oma vastutus, et teil ei ole korraga 2 ainet sama aja peal. Sest kui ta on tüüpkavast kõrvale kaldumine, siis on see juba nagu teie probleem. Tüüpkava saab siis ühe klikiga deklareerida, tuleb ikkagi esitada ja võite veel seda ka muudatusi. Tähendab, see tüüpkava deklareerimise klikk lihtsalt kirjutab teile õiged asjad õiges aitesse ära. Aga ega rohkem midagi ei tee, te võite seda muuta, midagi seal veel sättida ja nii edasi. Nüüd osadel ainetel võib olla mitu õppejõudu. Seda tuleb päris sageli ette praktikumide puhul, et jagatakse eri rühmade õppejõudude vahel ära ja siis vaadake tunniplaani, kui see õppejõud kirjas on. Vahel tuleb esimene kord kohale tulla, et just saada teada, kes teie õppejõud on. Siis ei saa enne deklareerida, esimene näha käite ära, vaata, kas õppejõud on, küsite tema nime ja siis teete selle asja ära. Ja see on üsna oluline, sest et muidu on see, et te olete vales rühmas kirjas, siis ta peab pärast hakkama ümber tõstma teid teise rühma ja õppejõud paneb teile lõpus ka hinde, et parem on, kui te saate selle asja kohe korda. Ma arvan, et esimene semester teil niisuguse asju ei tule ja edaspidi võib tulla. Nii, kordan üle need mõisted, need kõik segamine, kõik ühtemoodi sõnad, et võtame veel kord siis kokku. Õppekava on alusdokument, mille osa on tüüpõpingukava, mis ütleb, millal te mida õpite. Tunniplaan näitab seda, mis millal toimub ja õpingukava on siis see, mida te iga semester deklareerite. Suht tänased mõisted, võite selle slaidi omale kusagile välja trükkida esimene kord vähemalt ja teha pilti, siin teevad pilti, väga hea mõte, et siis te teate, mis on mis, sest need sõnumid kogu aeg kasutame ja ega meie ei ütle, mis asi see mis on, me teame seda juba. Nii, on kõik pildid ära tehtud, teete veel. Nii, lähme edasi. Õppekava on põhimõtteliselt võimalik vahetada. Õppisite esimene semestri ära, saite aru, et ei, mul ikka ei ole füüsiku hinge, ma tahan keemikuks saada. Oli meil konkreetne juhtum. Ja siis on võimalik rääkida dekaanist programmijuhtidega, nii olemasolevaga kui tulevasega ja vaadata, mida see vahetamine siis tähendab. Vahetada saab semestri alguses, ei saa vahetada keset semestrit. Peate semestri lõpuni tegema ja siis vahetama. Idee poolest on seda konkursi korras, aga meil ei ole niisugust õppekava veel olnud, kuhu konkursiga sisse ei saaks, kui te juba ülikoolis õpite. Need nõuded võivad erineda. Põhimõtteliselt reegel on, et te peate soovitava õppekava või sellest sobivate ainete mahust 30 EAP ehk ühe semestri jagu õppinud olema. Praegult meil sees aastat me viisime lahku ühest küljest keemia geenid, teisest küljest toidukava. Need on väga sarnased eriti alguses. Need on väga lihtne üle minna. Mõtlete, et toit ikka ei kõneta, tahate hoopis hakata geneetikaga tegelema. Põhimõtteliselt see peaks olema väga lihtne. Õppekava on mõlemad siin võime pärast täpsustada või vastupidi. Füüsikast keemiasse ületulek oli meil reaalne juhtum mõned aastad tagasi. Oli tunduvalt keerulisem. Tudeng pidi sisust korraga 2 õppekava täitma sellepärast, et oma kavas ta peab saavutama teatud punktid semestris ja samas juba uue kava omi õppima, et see oleks nagu keerulisemalt, aga ei ole päris võimatu. Kui te tahate nüüd minna keemiast üle majandusse, see on juba keerulisem juhtum. Kindlasti võimalik, aga mitte kindlasti lihtne. Võib-olla lihtsam võtta Matti alustada algusest. Nii, üldiselt, kui nõuded on täidetud, siis meil pole probleeme olnud. Kõik on edukalt üle läinud ja ka lõpetanud vist. Nii, õppeained me jagame õppekavas siis kohustuslikeks, valikaineteks ja vabaaineteks. Nagu nimi ütleb, aine, mis on kohustus, ütleb läbida. Siin ei ole mingeid küsimusi, kui te selles aines läbi kukute, siis te jääb õppekava täitmata ja ülikool lõpetamata. No jällegi on nüansid, aga põhimõtteliselt. Valikaine on põhimõtteliselt nagu rippenüüst valimine. Te võite valida kas selle või teise või kolmanda. Tüüpiliselt on suuremates blokkides, et ütleme on seda EAP-s kõik mõõdetakse, aga teeme veidike lihtsamaks asja, et on antud 5 ainet, mis tuleb valida 2 või 3 näiteks. Et võite kõik 5 valida, kõik ei keela, nad taastamaaks eri aegadele tunniplaanis, aga piisab, kui te 3 valite.
Vaba aine, sellest oli juba varem juttu, on siis selline aine, mis ei ole otseselt üheski õppekavas, aga mida saab ka valida ja selle vaba õppemoodulisse. Siis on meil veel mingid eri asjad nagu lõputöö, õppepraktika, tööpraktika, aga nendest me praegu siin detailides ei räägi, saate hiljem teada. Õppeainel on samuti kood, igasugu koodid, aga hästi palju nägema siin ülikoolis, me oleme tehnikaülikool ja inimestel on meeldinud panna igasugu tähti ja numbreid liita. Esimene näitab seda teaduskonda, mis eksisteeris siis, kui see aine loodi. Kurb küll, aga neil oli vahepeal siin reform aastast 5 tagasi ja need koodid on kõik vanad jäetud. Ma siis ütlesin, et teeme kohe koodid ümber. Ei. Inimesed olid harjunud vanade koodidega, olid armunud oma 3 tähte ja niimoodi ta jäi. Ja nüüd on suur segadus juba 5 aastat. Nii, et Y oli matemaatika teaduskond, seda lähete kogu aeg vaja, nii jätke see meelde, kui struktuuriks pole ammu enam olemas. Praegu on meil L loodusteaduskonna ained. Edasi tehti ümber ka muidugi instituutide struktuur 5 aasta eest umbes, et sellest ajast siis on jäänud need UK, mis oli Keemia instituut, praegu on meil LK, on Keemiatehnoloogia instituut, natuke suurem üksus. Õppetool või osakond, õppetoole ka enam ei ole, aga need koodidesse on igale poole sisse jäänud. Et siis meil oli analüütilise keemia õppetool kunagi. Esimene number, ainuke, mis ülikool normeerib, on see, et kui on 9, see on doktoriõppeaine. Osad teaduskonnad on ka selle esimese numbri ära normeerinud baka ja magistri vahel veel. Ja veel võib-olla mingite nüanssidega, aga meil ei ole, nii et meil on ta reeglina 0. Ja ülejäänud 3 kohta on isalt vist number. Tihti paneme 10 ja sammuga on 10, 20, 30, 40 ja siis on mingid nüansi vahel, mis see viimane number muutub. Nii, ja õppeaine, kui te õisist vaatate, siis aine loomulikult on nimetus, on tema maht EAP-des ja on ära toodud, kui palju omakorda te nädalas kohtute ja mis tüüpi õppetöö see siis on. Ja samuti on igal ainel märgitud, kas ta lõpeb eksamiga või arvestusega. Räägime eest veidikene pikemalt ilmselt järgmisel korral, aga need on siis iga aine nii-öelda kontrolli vorm. Ja enamike aine lõpetatakse kas ainult kevadsemestril või ainult sügissemestril. Ei ole nii, et saate iga semestri ainet lõppida. Et kui te läbi on vaja uuesti võtta, siis teeklina alles aasta pärast. On aineid, mis on võib-olla mingid suured ained, matemaatika läbi saab iga semestri lõppida, aga need on väga vähe. Enamasti ikkagi on kas kevad või sügis. Okei, ma arvan, et seda meilt esimesel semestri ette ei tule, ma jätan selle vahele. Aga lõpetame veel selle kurva või rõõmsa või mida iganes teatega, et COVID on vist enam-vähem läbi. Tegelikult ei ole muidugi. Mu siin mingi tutte haigetus oledes vist paari nädala eest. Ja tegelikult on vist mingi tõus kusagil, aga me oleme siin lõbusalt koos ja maske ei kanna ja ukse pealt õndit ei küsi. Ikkagi siis, kui oled haige, püsi kodus. Enamik õppejõude peaks võimaldama mingit sorti distantsõpet, veebiloenguid, mida iganes. Soovitavalt siis ka, kui pereliige on haige ja loomulikult ei maksa siin hakata ukse karva lõhka, vähemalt mul oli test negatiivne. Gripp on ka hull haigus. Ma olen põdenud nii COVID-it kui gripp oli kindlasti hullem minu puhul. Et kindlasti tasub ka neid muid haigusi natukene ennetada. Kui ei ole vaktsineeritud, mina ootaksin nüüd juba omikroni vaktsiini ära. Mina see vana mind küll ei kaitsnud COVID-i eest, aga no vaatame. Vaatame, kuidas siin maskiga olema saab. No hetkel ei ole meil mitte mingeid reegleid, nagu te ise aru saate, aga oleme siin omal ajal väga rangeid maskireegleid kehtestanud. No nagu ikka, need kõike te juba teate. Ja olge valmis igaks juhuks distantsõppeks. Eks teadke, kust õppejõud infot jagab, kuhu te peate sisse logima, et teil on kodus olemas kõik kaamerad, kõik on juba, ma arvan, et see ei ole enam mingi uudis, aga kui äkki, et nii-öelda testige uuesti ära. Eks mina tulin siia, mul oli kõik valmis, välja arvatud see, et olin kaamera oma kabinetti unustanud. Et siukesed elementaarsed vead võivad ette tulla. Ametlikult selle õppeaasta reeglid ütlevad, et õppejõud ei ole kohustatud pakkuma hübriid- või distantsõpet.
Ta võib öelda, et tulete kohale ja kõik. Aga me loodame, et õppejõud, kuna nad juba on niikuinii seda teinud, midagi küll kavatse edasi pakkuda, ka hübriidvariandis, et keegi ei pea kohale tulema, kui ta haige on. On meil nüüd just nimelt selle semestri reegel, et õppejõud peab kohe semestri alguses ütlema, mismoodi asjad selles aines käivad. Kas ta kavatseb loenguid salvestada, kas saab kasutada distantsilt ja nii edasi. Ja mis juhtub nendega, kes ikkagi haiged on. Eks? Ja kui keegi õppejõud ütleb, et olete kohal kas või haigena, siis tulge rääkima dekanaati. See ei ole hea ja ilus õppejõu poolt. Nii, meil peab olema arvuti, internetkaamera, reeglina me kasutame kas Teamsi või Zoomi. Ilmselt olete mõlemaga kokku puutunud, kui ei ole, siis installeerige ja siis need on, mis? Moodle'is on jah, et Moodle'is on ka niisugune huvitav asi nagu Big Blue Button on selle asja nimi. Võib-olla olete näinud BBB. See on kolmas, mida osad õppejõud kasutavad tõepoolest. Jah, mina ise pole seda kasutanud, pole seda kirjagi pannud, aga no siin on veel igasugu Google Meetis ja ma ei tea, kus kõik tehtud on, aga ütleme, mida ametlikult ülikool toetab Teamsi, Zoom on iga õppejõu nii-öelda oma eraäri põhimõtteliselt, see on raha eest. Ja siis ülikool on ostnud mõned litsentsid ja nii edasi. Ja Moodle on meie siis põhiline, sest ma juba rääkisin. Nii, ma arvan, et sellega me täna lõpetame. Räägime siis rahateemadel järgmine kord. Ma jätan siit natukene vahele. Tasuline tasuta õppe. Nii, järgmine loeng on meil siis 25. üle homme kell 11. Siis räägime rahast, nii teie maksmisest kui ka siis stipendiumitest. Räägime puhkamisest ehk akadeemilisest puhkusest, reisimisest ehk õppimisest välismaal ja mitme muud huvitaval teemal. Et nüüd enne, kui me päris laiali läheme, ma tutvustan teile mõningaid võtmeisikuid. Mõtlen kaamera taga selle väikse koopsa teise. Ei, sealt kaamerast tuleb vist ka. Okei, nii, aga tulge kõigepealt äkki dekanaadi inimesed kõigepealt siia ette. Kui te lähete dekanaati, astuge siia keskest, kaamera võtab siit. Mis teeb kaamerasse ka. Meil on siis Marju Hõimla ja Maarja Märs. Nad on omavahel jaganud ära ka õppega. Öelge, kes mida õpetab või kureerib? Minul on rakendusfüüsika ja Marjul on kõik ülejäänud. See on. Nii et Maarjal on füüsika ja kõik ülejäänud on siis Marju. Okei. Arvatavasti on siis kuidagi selles magistriõppes teistmoodi, jah? Või? Jah, okei, nii. Nii, et ühesõnaga nende poole, ükskõik kuma poole pöördute, kui vaadata suunab teise poole, e-maili aadress on loodusteaduskond@ on vist, jah? loodusteaduskond@padleht.ee läheb meile mõlemale, et saate e-maili teel kirjutada ja siis küsida midagi. Et väga lahked prouad, kõike teavad ja kõike seletavad, nii et igasugu muredega võite pöörduda. Nii, aitäh teile! Ja siis on meil programmi juhid siin kohal. Võib-olla hakkab hoopis mida. Vello Tõugu. Vello Tõugu on nüüd siis viimaseid päevi veel laabkava programmijuht, aga võtab minult üle prodekaani ameti. Et siis edaspidi õppe prodekaani poole, kui pöördute, siis juba tema poole. Et mina olen 10 aastat seda ametit pidanud, panen selle nüüd septembri või augusti lõpuga maha. Ja siis Vello teeb seda tööd edasi, et kõiksugused keerukamad juhtumid, mured, eriti ülikoolist lahkumised kindlasti siis temaga läbi arutada. Ja siis selle programmi, mida Vello Tõugu siiamaani juhtis, võtab üle Ott Scheeler, noor professor. See on siis nüüd keemia ja geenitehnoloogia õppekava. Et kui, kes on siis selle kava peale astunud, jätke see nägu meelde ja saate siis tema poole pöörduda kõikvõimalike probleemidega, nagu ma ütlesin, meil ikka nagu klassijuhatajaga, kuigi ka igasugu muid funktsioone ja rolle on õppekava juhil. Nii, kust edasi võtame? Võtame siis nüüd prouad võib-olla järgmiseks. Siis on meil, võtame kohe siia ka nagu geeni ja selle kava juurest nüüd lihtsalt lahknes edasi kavaks, siis toiduainete, ütlen oma kava täispikk nimi.
Toidu ja biotehnoloogia. Toidu ja biotehnoloogia, jah, on siis selle kava nimi. Mäluauk ütlema nimi ka. Katrin Laos. Katrin Laos. Jube, tähendab, kolleeg, kellega peab iga päev suhtlen ja vahel on jubedad mäluaugud mul. Katrin Laos siis ja tema siis juhib seda toidukava ja samuti ka vastavat magistrikava. Jätka siis ka see nägu meie Loodusteaduste majas esimesel korrusel on teda võimalik leida. Nii, siis on meil Leeli Amon, kes siis kureerib, ütlen oma kava täpne nimetus. Uus nimi on nüüd maasüsteemid, kliima ja tehnoloogiad. Maasüsteemid, kliima ja tehnoloogia. Just. Ja, tehnoloogiad mitmuses. Teie täht alati kaupselt ära. Ja, et siis maasüsteemid, kliima ja tehnoloogiad, me oleme kogu aeg muutnud selle kava nimetust, et mul ei ole ka see hetke nimetused kõik peas. Ta muutis jälle, nii et siis, kes maa alla ja peale ja õhku ja vett uurivad, need siis Leeli Amon, palun. Ja Raavo siis viimaseda. Ja siis on meil rakendusfüüsika ja Raavo Joosepson. Ja ega siin midagi rohkem lisada ei ole. Nii, on nüüd kõik ära näinud oma kavajuhi, jah? Väga kena. Kogu toimu kohta mingeid küsimusi. Ma olen veidike ajast niigi üle. Ei ole. Siis minuga kohtume üle homme. Nüüd kavajuhid võtavad oma rühmad sappa ja lähevad eri ruumidesse. Täistunnil hakkab siis juba kavajuhi tund, kus nad nägid lähemalt õppekavast ja sellega seonduvast saate ikka tuttavaks. Ja ilusat eelnädalat ja edukaid õpinguid. Ülehomme näeme veel. Nägemist!